lubage ma arvan, lapsevanem 1 ja lapsevanem 2. Palun istuge. Palun istuge. Aga mis lapsevanem 1 ja 2? Mina olen isa ja tema on ema. Meie kool on tolerantse mõtlemisega kool. Palun, siin on meie põhiväärtused. Palun lugege läbi. Ja meil siin ei ole mõisteid ema ja isa. Meil ühiskonnas on praegu võib olla nii, et ühel lapsel on 2 isa või 2 ema, võib-olla isegi rohkem. Sellepärast ongi meil lapsevanem 1, lapsevanem 2. Hea küll, aga millega siis meie poeg hakkama sai, et te meid kooli kutsusite? Vabandust. Meie koolis ei ole poegi ja tütre. See on sooline ebavõrdsustamine. No hea küll, hea küll. Millega see meie Mait siis hakkama sai? No, et te meid kooli kutsusite. Rahu. Ma juba rääkisin, et meie kool on tolerantne mõte. See on selline, et meil ei ole ei usulist, soolist ega ka muid kriteeriumid, mille järgi sorteerida lapsi. Meil on kõik tolerantne. Teate, see on haridusministeeriumi uus suund. Meie oleme Eestis sellise kooli lipulaev ja võib-olla ka Euroopas. Ja teie Mait sikutas teist olendit patsist. Ainult, selles vanuses poisid ju sikutavadki tüdrukud patsist. See on loomulik. Vabandust, ärge unustada. Meil siin ei ole poisse ja tüdrukud. Olend Mait sikutas teist olendit patsist. Okei, aga kuidas ta teist olendit nimetatakse, keda meie Mait patsis sikutas? Mait sikutas olend Portefilia patsist. Kuidas palun? Portefilia. Vabandage, mul on küsimus, et see olend Portefilia, kui tema läheb WC-sse, kas ta tõstab prilllaua ülesse või on see palla? Vabandust, ma tõesti ei tea. Aga see ei ole ju oluline. Meil on siin kõik võrdsed. Ja milline oleks siis karistus selle teo eest? Karistus! Meie ei ole karistusasutus. Meie oleme kool. Meie premeeri. Oot, mille eest siis nii-öelda premeeri olla? Kuidas mille eest? Loomingulise ja ebastandardse käitumise eest. Pealegi, meie koolis hakkab varsti tulema õppeaasta lõpetamine. Vabandust. Meil ei saa ju midagi lõplikku olla. Me saadame lapsed pidulikult suvevaheajale. Ja seoses sellega toimub klasside pildistamine. Palun saatke olend Mait kooli, meie kooli pidulikus koolikorvis. Ja milline see on? No see on väga lihtne. Valge pluus, lips ja all seelik ja valged põllu. See on mingi jama, ma ütlesin sulle kohe, et imelik kool. Palun saage tuttavaks. Meie kooli meditsiinikaaslane Meri. Meditsiinikaaslane? Loomulikult, meil ei ole mõistetud seega meditsiinikaaslane. Tere! Ma kuulsin, et siin on olend Mait lapsevanemad.
ma tulin teile meelde tuletama, et te paneksite homme Maidule kaasa väikese käterätiku. No nimelt me läheme klassiga günekoloogilisele läbivaatusele. Mida? Jah, et no see on muidugi aegunud nimetus. Me läheme olendite eriarstile läbivaatusele. Vabandage, aga kas ei ole nagu nii, et minu poeg on mees? No jah, me tahaksime lõpetada saaks. Kuulge, ärge siduge normaalsesse ühiskonda neid vanaaegseid stereotüüpe. kuulge, miks sai Mait matemaatika kontrolltööst 15 palli ja tema pingikaaslane, kes ikka mitte midagi, sai ka 15 palli? Jah. no see on ju väga lihtne. Meie uus hindamissüsteem põhineb hinnete võrdsustamisel. Kõik õpilased saavad võrdselt ühe palju palle, sest siis ei ole keegi tundnud ennast tõrjutuna või kõrvale jätuna. Kuidas me võrdsustame? Meie poeg õpib kogu aeg, aga see teine, ta ei tee mitte midagi. Aga sellel teisel on vanemad lahus, pealegi on ta üle raskunud. Sassi teil siin on, see ei ole mingi kool, see on mingi, no võtame näiteks kasvõi see lugemisvara, Kivile, ekskrement ja kevad. Aga siin on ju kõik korras. Me kasutame normaalseid teaduslikke väljaid. Okei, aga siis see oled Kalevi, mis asi see oli, Kalevi järeltulija. No aga see on ka loomulik. Meie koolis ei ole mõistet poeg. See tähendab, nad ei saa lugeda teost Kalevi. Seepärast tulevad nad ka raamatut oled Kalevi järeltulija. Aga kirjelduse pärast ärge nähke vahel. See on meil kõik väga korrektne. Vastavalt uuematele Euroopa ja Ameerika seadustele. Nimelt praegu me loeme Jack Londoni valge film Afroameerika kõrv. Mis kool see meil ikkagi siin on? Siin ei ole tõõrupuid, siin ei ole poisse, siin käivad poisid günekoloogi juures. Ma ütlen ausalt, mina tahan, minu pojast kasvaks tõeline mees. Rahune Kai. Mis rahune või? Te ei ole kursis, meie ühiskond suundub väga intensiivselt tolerantsusest. Okei. Aga kas ei saaks kuidagi teha niimoodi, et tolerantsus ja võrdsus, et see meie poeg Mait, et ta oleks kuidagi nagu teistest natukene võrdsena? Ja. Meie kool on tolerantne kõikvõimalike inimlike inimeste suhtes, sealhulgas ka altkäemaksu. Ma arvan 15 000. Mida? Kui palju? No mis siin seletada? Te panete raha ümbikusse, panete ümbiku minu laua peale ja ma vaatan, mida teha saab. Teate, ma võtan oma poja siit koolist ja aitäh! Mis palju või? Oodake, teeme järelmaksuga. No terve kolmes